Tere! Minu kõrval istub Kalli Viidas, Luguteatri tüki Vaprused ja värinad lavastaja. Vapruse värinad. Vapruse värinad, võtame uuesti või? Ei võta, räägime edasi. Okei. Ja siis minu kõrval istub Vapruse värinate autor Ott Kilusk. Jah. Nii. Et siis tegemist on siis ühe looga, mis etendub jõulude ajal, aga see lugu ei ole jõululugu. Et ta on palju suurem lugu, palju laiem lugu, et kui väga tihti tehakse lastele lavastusi või tükke, mis on kuidagi sellised nagu väga muinasjutulised või väga sellised nagu allegoorilised ja see läbi loomade jutustatakse või läbi fantastiliste tegelaste, siis see lugu seekord räägib täiesti tavalise loo, täiesti tavalistest inimestest meil Eestis. Kaasaegses ajas. Täna ühes väikeses linnas, kus on siis peategelasteks on 3 last, kaksikud poisid ja tüdruk. Ja siis nende pered ja siis selles linnas elavad veel huvitavate inimeste lugu nii-öelda. Räägi nüüd sina. Jah, et selle loo nagu algtõukeks, kus ta pärit on siis sellist sorti telesaated, kus tänatakse kangelastegude eest, vapruse eest neid inimesi, kes on teinud teistele midagi head või korda saatnud midagi uskumatut ja tavaliselt neid lugusid ju ikkagi tegelikult näidatakse jõuluajal. Ja meie tükis on ju ka ikkagi aastaaeg on talv, nii et natukene ikka on jõululugu ka. No ta on, jah, selles mõttes on, et kui rääkida üleüldisest headusest või hoolimisest, siis jõulude ajal see ikkagi nagu kerkib esile, aga kuidagi nagu südameasi võiks olla hoopis see, et see võiks olla meil igapäevaselt hinges nagu aastaringselt ja tegelikult, et märgata enda ümber inimesi, nendest hoolida, et näha, mis toimub. Et jah, loo nagu põhituum on siis kangelastegu, mille üks selle loo tegelasi siis endalegi ootamatult siis teeb, et päästa siis õnnetusest teised ja selle ümber see asi keerleb ja sellepärast me oleme nimetanud, et meie lugu räägib julgusest, hullulgusest ja tõelisest vaprusest, aga see ei ole loo ainuke teema, et nagu Kaili siin ütles, et lastel on vanemad ja vanematel on lapsed ja linnas elab veel teisigi inimesi, siis kõik need omavahelised suhted, see, kuidas me üksteist märkame, see on sinna loodetavasti kõik sisse kirjutatud. Kuna Ott on töötanud päris mitu aastat ise õpetajana. 5 aastat. 5 aastat lausa. No ei ole pikka aeg. Minu mõttes just päris palju, et 5 aastaga jõuab just nagu sinnamaani, kus paljud asjad saavad nagu selgeks või, et sa hakkad aru saama, et mis toimub. Ja siis mulle nagu tundub, et kui ma nagu lugesin seda näidendit alguses, siis kirjaniku härra siin on tabanud väga ilusasti kuidagi nagu seda laste maailma, et ta ei ole üleliia selline noortekas või ta on, mis mulle meeldib, ta on kirjutanud need lapsed nagu täiskasvanuteks, aga kes siis täiskasvanud, kes on lapsed ja see tähendab seda, et kui meie päris täiskasvanud unustame aega selle ära, et elu on lõbus, elu on elamiseks, et iga päev peab saama midagi ägedat, midagi sükest, võib-olla isegi pöörast, et ühtegi päeva elust ei ole mõtet raisata lihtsalt logelemisele, siis lastega on ju vastupidi, aga et nemad just tahavad seda. Ja siis need tegelased, kes seal sisse kirjutatud on, nad ongi seda näitavad üles äärmist mõistlikkust, olles samas niisugused maailmale avatud. Ja ikka piisavalt hullumeelsed kogu selle mõistlikkuse juures, et head lapsed on tegelikult. Et võib-olla tõesti see õpetajaks olemine aitas, nagu see kogemus oli olemas, et ma usun ja loodan, et ma suutsin tabada nagu siis kaasaegseid päris lapsi nii, nagu nad on. Ja eks ma ikkagi laenasin mõnd või teist joont ühelt või teiselt õpilaselt, kellega koos on nagu klassiruumis aega veedetud ja nende paremaid ja ka teistsuguseid omadusi nagu siis sai võetud appi, et selles mõttes, et ikkagi
hea lugu tuleb ikkagi sealt, kus on nagu mingi tõepõhi all, kus nagu midagi selle laadset on nagu juhtunud. Et sa oled seal erinevaid asju kokku pannud, mida sa oled nagu näinud, et lapsed teevad või täiskasvanud teevad. Aga mis ma mõtlesin, mis ma tahtsin võib-olla üle rõhutada selle kaasaegsuse juures, et inimesed ju ei ole laias laastus muutunud viimase 50 aastaga nagu nüüd kuhugile poole, on ju. Noh, tuled ka meie juurde. Ahah, varsti kohe saab. Oota, istume korra, räägime juttu ära. Ja me räägime oma juttu ära. Et siis oleme normaalsed vanemad edasi. Et me räägime targa juttu ära ja siis lähme, võtame juua. Ühesõnaga, et kui et see kaasaegsus ei ole rõhutatult nagu, kuidas ma ütlen, nagu liiga internetipõhine või meil on need teemad sees, aga et meie nagu noored ei ole nagu nutisõltlased. See teema jookseb sealt nagu läbi, et nad peavad küll oma blogi, need 2 poissi, kes seal peategelased on ja nagu videoblogi ja võib-olla natukene sellised nagu influencerid ja nii edasi. Nutiseadmeid kasutatakse, aga see on nagu elu tavaline osa, mitte sellesse nagu sukeldumine, et see on nagu asja osa, mis aitab nagu igapäevaelu värvikamaks muuta, sest me võime ju rääkida, et meie peategelased, et nende üks igapäeva nagu tegevusi on see, et nad mõtlevad välja challenge'id, olukordi, on ju, ja siis panevad üksteist nagu 2 venda proovile, et kumb nendest on julgem, vapram ja mis seal salataga rohkem nagu lollusteks valmis. Ja siis selle kõige nagu väljatöötamiseks ja presenteerimiseks nad loomulikult kasutavad oma telefone ja muid seadmeid. Jaa, aga see ongi nagu see, mida ma tahaks nagu rõhutada üle, et meil ei ole mõtet nagu põgeneda kaasaegses maailmas selle taha, et nutindus on halb või ei pruugi olla. Et see oleneb ikka sellest, kuidas nagu seda kasutada ja selle tüki üks nagu selliseid tagamõtteid natukene on ka näidata seda, et olla nagu eeskujuks, et kuidas just nimelt rakendada seda oma nagu, kuidas kasutada seda kui vahendit, mitte kui eesmärki. Et tehnilised vahendid on meile abiks, mitte selleks, et seda nüüd lihtsalt omada. Et tähtis ei ole mitte see, et mis muusikat sa kuulad või mis aparaadiga. Et see on nagu mõtlemisviis ei vii nagu eriti kaugele. Ja, no vaat nüüd jääb mulje, nagu me oleks loo kirjutanud võiks nutimaailmast. Ma mõtlen pigem nagu seda, et meie lugu on nii läbinisti realistlik ja päris ja justkui kohe kaasaegsest elust, aga ega see päris nii lihtne ei ole, et kui ma talvel jalutasin Pärnus jõe ääres ja seda lugu oma peas kokku panin, siis õige nõksu, kuidas see asi käima läheb, sain ma siis, kui ma nägin sellist pilti jää peal, et oli jääauk ja selle kõrval tool ja tooli kõrval mängiv raadio, aga kalameest ei olnud. Ja sealt ma sain selle tõuke, et kuidas see lugu siis ikkagi kirjutada ja kuidas konflikt sinna sisse panna. Ja ikka näpuotsaga on ju muinasjuttu ka. Mis muinasjuttu seal on? Kõik on jumala realistlik. See ei ole muinasjutt, mida sa kirjutanud alati. No ma ütlesingi, et see on nagu natukene. Elu ongi siis üks suur muinasjutt. No muidugi seda võib niimoodi siis ka võtta, aga rõhk ei ole sellel, vaid see on see argimaagia. See on midagi muud, et kui ma näen, et see on eriline hetk. Aga selles mõttes ta on nagu ta on selline lugu, mis võib ükskõik kellega juhtuda. On ju? No mitte toasistujate ja laisklejate, igavlejatega, vaid kõikide nendega, kes käivad väljas ja tahavad teiste inimestega suhelda. No natukene see tükk võib-olla on ka selline, et mis ütleb nagu võib-olla nagu just nagu noortele või lastele, et mine õue. Mine tee midagi, et ära istu toas, ära kopita. Jah, aga ära lollusi tee. Ära lollusi tee. No jah, mis on lollus on ju, et mis on meile lollus on üks asi, mis on lastele lollus on teine asi. Et lapsed peavad hoopis teisi asju lollusteks. Et ma arvan, et psühholoogiliselt ka põnev nagu väljakutse näiteks ka näitlejatele. Et kuidas näitlejad seda võib olla nagu väljendavad, et kuidas seda mõtlemist välja just tuua või välja mängida just, et argimaagia, see on tore sõna. No ma arvan, et meie ei ole selle leiutajad. Ma arvan, et see on tore sõna. Ja üks märksõna siin võiks olla. Ja
ma ei teagi, mis me veel räägime. No ma arvan, et nüüd sai piisavalt aetud segast juttu, et aga lugu on noortest, räägib kaasaegsest maailmast, on vaprusest, on julgusest, on enese ületamisest ja sellest, kuidas ikka ja alati tegelikult üksteisele appi tullakse. Ma tegelikult pean ühe asja ikkagi veel juurde ütlema, et see võib-olla ma loodan, et see paneb mõtlema nagu kõiki vaatajaid nagu, et mis see julgus üleüldse on. Et võib-olla julgus ei ole alati enese ületamine, vaid just nimelt jääda selleks, kes sa oled. Mitte hüpata üle oma varju. Teinekord on julgus seista, mitte hüpata. Et võt need on võib-olla need natukene võib-olla tähtsamad teemad. Aga üks võib-olla on veel, ma ütlen, et see lugu räägib nii paljudest asjadest, et natukene raske on nagu öelda, et mis see kõige tähtsam on. Et võib-olla ka loomulikus